kes hoolega meie vaimulikku kalendrit loeb, see teab seda, et kui ta seda kirja kohta vaatab, siis mingid salmid on siit puudu. Alati on olnud minuga see häda, et ma olen rääkinud pisut liiga palju, pisut liiga kaua. Nüüd ma olen siis võtnud õpetust Tootsi kombel, et kui sa tervet peatükki ei saa, võta pool. Aga kui sa võtad pool, siis katsu seda teha hästi. No ma ei tea, kui hästi minul see asi õnnestub, aga ma tean seda, et Jumal on vägev. Ja ma loen siis salmid 26 kuni 29 Markuse evangeeliumi 4. peatükist. Ja Jeesus ütles, nõnda on Jumala riik, nagu inimene viskab seemne maa peale ning heidab magama ja ärkab üles öösel ja päeval ning seeme tärkab ja loob pea. Nõnda, et inimene ei tea, kuidas. Maa kannab vilja iseenesest, esmalt orast, seejärel päid, seejärel täit nisutera pea sees. Aga niipea, kui vili on küps, saadab ta sirbi, sest lõikusaeg on käes. Aamen. See tähendamissõna on tegelikult mõtteline jätk ühele teisele tähendamissõnale. See tähendamissõna, milles Jeesus räägib seda, et ta võrdleb taevariiki külvajaga, kelle seeme langes 4-sugusele maale. Kusjuures see külvaja pidi üle elama pettumuse 3-suguse maa suhtes. Ta töö iseenesest ju oleks sama viljakas olnud, kui ta poleks nendele 3 maale üldse külvanud. Tekib küsimus, et miks me peame üldse nii palju vaeva nägema? Ja sellele küsimusele tegelikult püüabki vastata see täna kuuldud tähendamissõna. See tähendamissõna, mis me täna kuuleme ja mille üle ümber mõtleme, on erakordselt huvitav just selle poolest, et see on ainuke koht Markuse evangeeliumist, kus see tähendamissõna leida on. Teistes evangeeliumistes me seda ei leia. Seepärast ma oma tähelepanu sellele just fokuseeringi. Me mõtleme siin vilja kasvamise peale ja teisalt jälle inimese osale selles. On selge, et inimene saab teha ainult osa sellest tööst, mis ta teeb. Ta saab pinnase hästi ette valmistada, ta saab külvata. Aga siis tekib üks pikem paus vahele, see kasvamise periood, kus tegelikult inimene mitte midagi suurt teha ei saa. Eriti sellises vanasüsteemis, kus ei olnud neid niisutussüsteeme niimoodi välja töötatud. Ega Eestiski ei ole, kui on ikka suur kuivaaeg, siis saak on kesida. Sest siin ei räägita ju mitte mingisugusest pisikesest peenramaast, mille sa võtad kastekannu ja ikka kastad ära, vaid ikka suurest viljaväljast. Aga kui nüüd see kasvamise aeg on läbi, tuleb lõikus.
nüüd seal vahepeal saab siis põllumees puhata. No lugu räägib ju tegelikult sellest, et meie peame olema need, kes sõna külvavad. Aga olgu see meile meeldetuletuseks, et me ei saa kogu aeg külvata, vaid me peame ka kosuma. Me vajame puhkust. Seepärast seadeski Jumal ka meile hingamispäeva, et saaksime puhata. See Jeesuse viide, mida ta teeb magamisele, ei tähenda ju mitte hooletust või täielikku ükskõiksust, vaid põllumees on rahulik sellepärast, et ta usaldab oma loojat. Ta usaldab Jumalat. Ta on rahulik usalduses. Põllumehe hädaldamine ja mure ei annaks ka mitte midagi juurde. Ja kujutame ette seda olukorda, kui põllumees oma mures leiab, et ei tea, kuidas selle asjaga ikka on, peaks ikka väetist pidevalt lisama. Peaks katsuma väetist juurde panna. Kui sa väetisele paned väetist pidevalt juurde, siis lõpuks ei tule ju üldse saaki. Ja olgu see meile ka õpetuseks selles osas, et kui me Jumala sõna seemet siis külvame, et siis meil peab olema tarkust ka vakka olla ja oodata. Sellepärast, et inimene vajab aega. Kui lehmal on 5 magu selleks, et toit ära seedida, siis mina olen ka aru saanud, et minu elus on mõni asi läheb mul lahti väga pika aja jooksul. Õnn, et üldse lahti läheb. Ma mõtlen seda, et millal ma esimest korda Jumala sõna kuulsin ja millal ma usule tulin. Ja et sinna vahele oli hulk piibli lugemist, koguduses käimist, vestlemist inimestega. Ja alles siis ühel hetkel Jumal avas. Meie ei saa teha ära Jumala tööd. Selle tõttu, kui me mõtleme oma sugulaste, oma sõprade peale, peame varuma kannatust. Jumala sõna ütleb kirjas roomlastele, usk tuleb kuulutusest, kuulutus aga Kristuse sõna kaudu. Meie ei saa üheski inimeses tekitada ise meeleparandust, tema elu uuendada. Ja me ei saa ühestki inimesest ise teha Kristust. Küll aga on meie osa sõna kuulutada. Ja mitte lobisedes, vaid sõna kuulutada nõnda, et see sõna oleks puhas ja oleks jagatud õigeaegselt. Ega külvata ei ole ju ka mõtet igal hetkel, igal ajal. Ikka on selleks omad perioodid, mis on õiged. Seda teavad põllumehed muidugi paremini kui mina. Ja see annab ka tunnistust sellest, et kui me tahame ka Jumala sõna külvata, siis me peame õppima. Mul on üks sõber, kes ütleb, et vahest on selline tunne, et tahaks Jumalat nagu labidaga kiirustada tagant või kaasa aidata, et kõik asjad toimuvad nii aeglaselt. Aga mida teame meie Jumala ajaarvamisest? Prohvet Jesaja raamatust on 55. peatükis sõnad. Sest otse kui vihm ja lumi tulevad taevast alla ega lähe sinna tagasi, vaid kastavad maad ja teevad selle sigivaks ning kandvaks,
et see annaks külvajale seemet ja sööjale leiba. Nõnda on ka minu sõnaga, mis lähtub mu suust. See ei tule tagasi mu juurde tühjalt, vaid teeb, mis on mu meele järgi ja saadab korda, milleks ma selle läkitasin. Niisiis on meile selge, et sõna on vaja kuulutada. See teeb oma töö. Kuid samas me peame usaldama Jumalat. Meie käes ei ole kasvamine. Jumal annab ka selle. Jeesus ütleb, maa kannab vilja iseenesest. Apostel Paulus tõdeb esimeses kirjas korintlastele, mina istutasin, Apollos kastis, kuid Jumal laskis kasvada. Nõnda siis ei ole midagi see, kes istutab, ega see, kes kastab, vaid Jumal, kes kasvatab. Ma olen sageli kogenud seda, et kristlased koguvad teatud vaimulikku paigalseisu, kui vaatamata sellele, et asi, mida nad on alustanud koos issandaga, on hästi alanud. Et see esimene kasv on nagu toimunud jõudsalt. Ja milles on see, ma olen mõelnud, milles on see pidur siis olnud, mis toimub, mis olukorra siis muutub, väliselt on nagu kõik sarnane. Aga teate, üks põhiline muutus, mis toimub, olen ma pika mõtlemise järgi aru saanud, on, et kui inimene on piisavalt palju ennast panustanud mingisse töösse, siis ta hakkab seda tööd enda omaks pidama. Alguses oli Jumala töö, aga pärast oli minu töö, sest ma olen nii palju vaeva näinud. Ma olen nii palju külvanud, ma olen nii palju maad ette valmistanud. Ja siis tuleb vaimulik paigalseis. Selline kõrbe teekond, millest Jumal laseb meid aega pidi läbi minna. Sellises olukorras, mida soovida? Ma soovin armu ja rahu teile Jumalalt, meie Isalt ja Issandalt, Jeesuselt Kristuselt. Seda armu ei saa meile iialgi liiga palju olla. Jumal tahab meid päästa kõigest kurjast. Ja üks suuremaid kurjusi, mis inimese juures üldse esile tuleb, on meelekõrkus. Ja see väljendub muu hulgas ka selles osas, et töö, mis oli alustatud kui Jumala tööd, oli ühel hetkel saanud sinu ja Jumala tööks. Sa oled mingil salapärasel viisil ennast hakanud Jumalaga võrdseks pidama. Ja siis me näeme, et asjad enam ei lähe nii hästi. Tekivad tülid, tekivad pinged. Aga kui me mõtleme nüüd lõikuse peale, selleks peame me olema valmis. Aga millisest lõikusest siin jutt käib? Tähendamissõnadega on ju see huvitav asi, et need sageli tähendavad mitmeid asju paralleelselt. Üks lõikus on see, et meie tuttav saab või armas inimene saab päästetud, leiab hingamist issandas. Kiitus taeva isale, kui see nõnda sünnib. Ja selleks on vaja palju kannatlikkust teinekord. Teinekord lausa aastakümneid. Aga
teine perspektiiv on see, et me elame tegelikult Kristuse taastulemise ootuses. Ja kui ta tagasi tuleb, siis on vili küps, aganad lendavad minema ja hea saak läheb kasutamiseks. Aga kui sa nüüd oled seal vahepeal ja ei näe arengut, oled midagi lugenud enda arvele, mida Jumalale peaks jääma, mis siis ette võtta? Mina ei leia siin muud teed, kui Jumalaga sellest rääkida. See on ainus viis seda olukorda lahendada. Aga mis ta arvad? Ja ega see ei tähenda veel seda, et kohe olukord hakkab muutuma. Kui sa oled ikka valet teed läinud, siis tuleb sul mingi lõik lõpuni käia, et õige tee otsani jälle välja jõuda. See kõik võtab aega ja see on meie kasvamise, meie vormumise teekond. Jakobuse kirjast me loeme, olge nüüd pika meelega vennad, issanda tulemisena, vaata, põllumees ootab kallist vilja pika meelega, kuni ta saab varase ja hilise vihma. Olge siis teiegi pika meelega, kinnitage oma südant, sest issanda tulemine on lähedal. Kui algkristlastele, varastele kristlastele oli väga selge, et me peame elama issanda taastulemise ootuses, siis täna me küll oleme võtnud Jeesuse oma ellu vastu, askeldame, isegi kuulutame Jumala sõna, aga me väga tihti ei julge soovida varaste kristlaste kombel, issand, tule. Ometi me võiksime seda teha, sest mis saab olla parim meile, kui olla issanda ligiolus ja näha teda kord palgesse, nii et sa ei hävine. Kui me sõna kuulutame ja me ei näe vilja, siis meile võib vahest tunduda, et ei, meie ei saa sellega hakkama. Meie ei peagi hakkama saama. Kirjas heebrealastele on öeldud, Jumala sõna on elav ja tõhus. Kui sina teed oma töö ära, siis võid sa rahulikult puhkama minna. Jumal teeb osa tööd. On hulk Jumala sulaseid, kes on väga usinad issanda põllul. Aga nende viga on see, et nad ei usalda piisavalt Jumalat ja tahavad teha ka tema tööd. Aga sellest ei tule rohkem muud välja kui ainult läbipõlemine. Sellepärast ka meie, kui me oleme siin kaunis suveajas, naudime seda, mida issand on loonud, sest Jumala sõna ütleb, et see, mis Jumal on loonud, on hästi tehtud. Ja kuna see nii on kirjas, siis me võime seda selgesti uskuda. Me võime uskuda ka seda, et me kord lõikame seda, mida oleme külvanud. Ja kui ei lõika meie, lõikavad teised, meist järgmised. Tahan tänase jutluse lõpetada kuldsalmiga, sest nõnda on Jumal maailma armastanud,
et ta oma ainusündinud poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu. Aamen.